toolid, vaid seal on siuksed, kus iga tool kaalub ikka korralikult, jah. Et kellel on aega ja tahab tulla, siis on seda teada, et võiks ma arvan umbes mingi kella 2 ajal äkki käia sealt läbi. Selline organisatoorne asja alguseks. Aga millest Kairi eelmine kord rääkis? Ma ei tea, kes oli kohal? Kõigest. Väga konkreetne. See oli ka nagu see, et eks ole, et üldse miks kogudus ja miks siia tulla, miks siin käia ja kõik need. Tal oli nii palju. Ja mis see oli siis? Mis põhjus, miks me käime? Jah, 11 üles ehitada ikka. Kes olid kohal? Mina olin kohal, aga meil teema mäluga. Sa niimoodi kuulad ja kaasa ja nagu täitsa piisid. Koguduse vajalikkusest meie elust, et me sünnime ja meie elu on tegelikult nagu nii lühike siin, et tegelikult pärast seda ootab meil ees veel igavik, ja tõi nagu näitlikult lõngakeraga seda, kui pikk elu meil veel ees on. Ja et tähtis on mitte üksi jääda, et ongi see osadus, kõik need murede jagamised, miks Jeesus meil elus tähtis on. Mida kõigest üldiselt selline hästi vajalik jutlus kõikidest. Holistiline jutlus, väga hea. Tegelikult ongi alati, kui mingit sellist mõtet või sõnumit ette valmistad, siis teinekord on endaga siuke mõte, et siuksed väga palju erinevaid mõtte, mida tahaks nagu jagada või edasi anda, et siukest, kui sa keskendud sellisele ühele konkreetsele teemale, siis tundub, et midagi jääb nagu ütlemata või rääkimata teinekord. Ja mulle endale selles mõttes meeldib ka väga selline, nagu siin võib-olla on ka, mul kõige rohkem mind häirib see pult siin ees ja see, et ma pean nagu neid märkmeid hoidma, aga mulle meeldib ka, et meil ei ole kellegil sellist tõe nagu copyrighti, et tegelikult me jagame lihtsalt, mis meil on nagu südames, mis kogemusi meil endal on Jumalaga, mida me oma teekonnas oleme nagu kogenud ja loodetavasti see inspireerib ja kõnetab, aga kõik asjad, mida mina räägin või mida Kairi räägib või Risto räägib, kõik asjad tuleb tegelikult alati läbi katsuda, et mingit jahu ja sellepärast ka loodetavasti kõik need mõtted või ideed, mis meil on inspireeritud või pärinevad Piiblist ja ma proovin ise alati niimoodi rääkida, et ei jääks mulje või arusaam, et need on mingisugused minu sellised uitmõtted, vaid et meil on alati piibellik selline tugitala, mida tasub alati katsuda, aga ka see võib natukene eksitav olla, sellepärast et nagu öeldakse, et praktiliselt igale mõttele on võimalik Piiblist leida hea sellise kirjakoha. Eelmine kord vist rääkis sinuga natukene. Aga mul on tegelikult 2 mõtet, mis mul on südames, mida ma tahaksin rääkida. Ja selline peamine teema on alandlikkus. Et ma olen nagu väga hea inimene tegelikult sellest alandlikkusest rääkimast, ma ise olen nagu hästi alandlik. Ja ma loodan, et saate heast sellisest naljast aru, aga tegelikult see on just alati keeruline, sest et alandlikkusest rääkides ei saa nagu enda näiteid tuua kunagi, sellepärast et ei tahagi nagu öelda, et oleks alandlik, aga mul ei olegi neid näiteid eriti palju, nii et ma lihtsalt jagan sellest, kuidas ma arvan, et ma võiksin ise elada ja kuidas mulle tundub, et Jeesus õpetab meid elama. Ja ma loodan, et me loeme ka väga palju Piiblit koos, sest et see on see, kus tegelikult see tõde on. Ja alustame Matteuse evangeeliumist. Loeme 11. peatükist 29. Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge. Mulle meeldib see kirjakoht sellepärast, et eelmine pühapäev ma rääkisin seal Saalemma koguduses natukene
seal on nagu tavaks, et ma iga kuu 3. pühapäev teen sellise nagu alguspalve, kus ma kutsun inimesi eespalveid ütlema ja siis ütlen mingi mõttega kaasa. ja see kirjakoht oli üks 3 kirjakohast oli täpselt seesama, aga see teema oli tegelikult koorma äraandmine. Et see mõte oli see, et me kõik kanname endaga kaasas sellist rasket seljakotti. Et mul ma ei tea, kes teavad sellest artisti nagu Forrest Frank. Teavad, noored inimesed kindlasti teavad, ja kristlik laulja praegu siuke maailmakuulus popstaar. Ja Forrest Frankil on selline äge laul, et God's got my back. Ja selline, nagu ilmselt enamik saavad inglise keelest aru, et see tähendab seda, et Jumal kaitseb minu seljatagust või kuidagi, et ma saan Jumalale loota. Aga minu lapsed, keda nägite ka, nad on sellised 6, 7, 8 aastased umbes. Nende ema teab täpselt, kui vanad nad on. Nende inglise keel on selline veel kesine, aga mõnda sõna nad oskavad. Ja siis päeval nad kuulasid ka seda laulu ja siis mu poeg ütles, et juba jumalikud sõnad, et mis see huvitav tähendab, et mu kott on Jumala käes. Et Jumal võttis mu koti ära. Et God's got my bag. Ja tundus nagu selline naljakas nagu tõlgendus, et bag ja back on nagu suhteliselt sarnased sõnad. Aga see jäi mul nagu pärast nagu kribeldama, et tegelikult selle kirjakoha valguses, et Jumal kannab meie koorma, et ta ütleb, et tulge kõik minu juurde, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Et ta võtab nagu meie sellise koorma enda kätte, kui me käime sellega ringi. Ja me oleme ilmselt seda pilti kõik näinud, et kes me käime näiteks matkal. Ma ei tea, siit sõjaväes on ka vist paljud käinud, et eelmine kord minust ma seda juba küsisin. Et kui me kõike seda muret ja neid mõtteid ja neid suhtedraamasid ja solvumisi ja emotsioone, kõiki asju kanname kogu kaasas, me ei saa midagi nagu ära panna. Siis me panemegi need kogu aeg omal sinna seljakotti ja siis proovime nendega seda nagu matka läbi käia. Mõnikord see on siuke mägedes üles-alla, mõnikord käime sirgetee peal, aga see on väga keeruline. Me ei taha väga midagi ära ka anda. Ja see Forrest Franki hea laul ütleb, et Jumal ütleb, et kuule, sina lihtsalt kõnni, hinga rahulikult, keskendu sellele, mis on sinu ümber, see kaunis loodus, mis ma olen loonud ja kõik see hea. Ja sinu see kott on minu käes. Et see on väga tabavalt kirjutatud laul, isegi kui ta seda täpselt nii ei mõelnud. Aga selle kirjakoha teine pool ütlebki seda, et sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele. Ja ma olen mõelnud, et miks alandlikkusest väga palju räägitakse piiblis ja miks Jeesus kutsub üles olema üldse alandlik või tasane. Ma ei tea, kas teil on mingit head mõtet, miks see võiks nii üldse olla? See on see, et keela, eks ju, teine põski ette ja nii edasi, ära maksa kätte oma vaenlased, et Jumal ise teeb seda, et sina võida kuri ära heaga. Jah, et ära, kui teine sulle vilutab, siis ära viluta vastu, siis on ju suur kaklus. Just. Aga miks? Miks ei või vastu lüüa? Kuri kasvatab ju kuri ja sedasi, kui ma olen ise samasugune nagu just. Teine ja ka. Just, väga õige, et see võib tekitada palju rohkem pahandust tänu sellele, kui sa hakkad vastu panema. Aga alandlikkus ei tähenda ka ju seda, et tegelikult et me kuidagi teeme ennast maha. Et me käimegi, otsime, norime tüli selleks, et keegi meid lööks ja siis me ütleme, et ei, mis mina ei hakka nüüd nagu vastu lööma. Et Miika kirjas ütleb minu meelest väga hästi. Miika on siis Vanast Testamendis, et kes sinna ei satu. Et seal 6. peatükis, seal on see pealkiri juba hästi tabav, et mida Jumal nõuab
et mida siis Jumal nagu meilt ootab. ja 8. salm ütleb niimoodi, et tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Et Jeesuse elus me näeme ka seda hoiakut, et tähtis on olla alandlik. Et kas keegi oskab tuua meile hea näite, kus Jeesus on ise oma käitumisega üles näidanud sellist alandlikkust või sellist tasadust? alandlikkus on, kui ta oma jüngrite jalgu pesi. jaa, jüngrite jalgu pesi. lasi ennast risti lüüa. jah, see oli hea näide. minu jaoks on alati nagu selline üllatav, ma ei tea, kas teate seda lugu, kuidas Jeesus äratab üles Jairuse tütre. Loeme igaks juhuks üle. Et Markuse evangeeliumist näiteks, kes tahab kaasa lugeda 5. peatükist. Neljakümne 3. salm näiteks. No tegelikult hakkab 21. salmist peale, seal on pikk lugu sellest, kuidas ta Jairuse tütre üles äratab, nad on seal suures hädas. Aga loodan, et enamik teab seda lugu, me ei hakka seda praegu koos lugema, et meil jääks aega pärast üksteisest palvetada, aga üks huvitav asi, mis minu meelest näitab nagu selle loo puhul alandlikkust. Kui satuks niimoodi, et keegi tuleb minu juurde ja ütleb, et kuule, mul on tütar on ära surnud, siis ja ma saaks südames, et ma palvetan tema eest ja siis ta ärkaks hellu. Ma arvan, et ma hakkaks sellest mingit raamatuid kirjutama, läheks ilmselt kuskile ringvaatesse kindlasti rääkima, et jube väga värk. Aga mida ütles Jeesus? Ütleme seal niimoodi lõpus ma loen. Ja ta võttes kinni lapse käest ütles talle, talita kuum, see on tõlkes tüdruk, ma ütlen sulle, ärka üles. Ja tüdruk tõusis kohe püsti ja kõndis. Ta oli juba 12-aastane ja nad hämmastusid üliväga. Ja Jeesus keelas neid karmilt, et keegi ei tohi saada seda teada ja käskis anda tüdrukule süüa. Ütles esimese asjana, ärge mitte kellegile rääkige sellest, mis just juhtus. On ju suht nagu veider, on ju. Tegelikult see on ju suur tunnistus, et ma ütleks, et kuule, mingi rääkige, jagage head sõnumit, on ju, väga värk. Ja teine, mis on isegi natukene eespool Markuse evangeeliumis, on kohe esimeses peatükis tuleb kellelgi meelde, et millest seal võiks rääkida. Jeesus teeb veel ühe ime. Esimese ime. Mis see ime oli? Pulmas. Jah, okei, teeme siis, et teine ime oli tegelikult. Teine ime. Esimene oli see Jeesuse ristimine või kõigepealt oli nagu, ütleme, see ei olnud nüüd ime tegemine. Ilmselt see oli 3., 4. Okei, ütleme, et esimese peale lõpus. Vahet ei ole mitmes see oli. See oli igal juhul selline ime. Et Jeesus hoopis tegi puhtaks pidalitõbise. Kunagi pidalitõbi oli selline jube vast käigus. See üks tänapäeval on ka olemas, räägitakse, et see on nii nakkav, et kui sa jäid pidalitõbiseks, siis sind pandi põhimõtteliselt koopasse kuskile kalju sisse elama, et sa teise ei nakataks. Ja keegi ei osanud nendega midagi teha, aga ja see oli põhimõtteliselt siuke surmav vere-näha haigus, et suhteliselt tuuga oli, kui sa sellesse haigustud. Ja üks ma loen teile sellise väikse lõigu ja siis vaadake, kas te leiate mõne ühise joone selle eelmise loo ja selle loo vahel. Ja Jeesuse juurde tuli pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale. Ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. Ja Jeesus hoiatas meest ja saatis ta kohe minema. Jeesus ütles talle, vaata, et sa kellelegi midagi ei räägi, vaid mine näita ennast preestrile ja ohverda oma puhtaks saamise eest.
mis Mooses on käskinud meile tunnistuseks. See aga läks ja hakkas igal pool kõnelema ja seda uudist levitama, nii et Jeesus ei saanud enam avalikult minna ühtegi linna, vaid pidi viibima eemal asustamata paigus ja kõikjal tuldi tema juurde. No mis oli ühine osa? et ära räägi. Jällegi. ainult prestlile räägitakse. Jeesus tahtis vaikselt ja rahulikult elada, aga ei lastud. Ta tahtis see on pigem see Laapsaruse surma, selle Jairuse tüüpi, et ei olnud veel aeg tunnistada seda, et ta suudab selliseid imesid teha, et sellepärast ärge rääkige. ja mida meil on õppida, et me teame piiblist, spoiler alert, pärast juba võis enne rääkida, et kes ei ole piiblisse sinnamaani jõudnud, et tegelikult me võime rääkida Jeesusest ja nendest imedest. Et aga mida siis nagu meil on sellest õppida või miks on need lood või näited meile toodud, et mitte käia ja pasundada igal pool nendest asjadest, mida me oleme teinud. Ma arvan, et üks asi, mille eest Jeesus meid tahab nagu hoiatada, on see, et uhkus. jah, ma arvan, et uhkus on kindlasti üks asi. See, et kõikide nende imede ja nende tegude eest tähelepanu ja au ja kiitus ja ülistus peab minema Jumalale. Et inimesed läbi nende imede õpiksid, et kes on Jumal. Mitte seda, et kes on näiteks Tarvo Luide või Indrek Luide või Lauri Luide. Et meie teeme nii vägevaid asju. Inimestel on, ma tean, et ka mul endal, ja ma olen näinud läbi oma pikka elu, et me oleme väga tihti nagu fikseerunud sellele, et meil on sellised vägevad jumalamehed. Noh, võib-olla see Lootusfestival on selline hea näide. Kunagi käis enne seda William Grahamit, on William Graham, kes tuleb? William tuleb nüüd, jah. William Graham, enne seda käis Franklin Grahamine ja enne teda käis Billy Graham ja siis on käinud siin veel kõik 100 inimest. See on jube vägev, et on mingid inimesed, keda Jumal kasutab või kellega Jumal räägib. On ju ime, et on olemas sellised inimesed. Tegelikult ei ole. Jumal räägib meie kõikidega. Et see, et meil on mõned inimesed, kes on sellised, kellel on siis kas evangeliseerimise and või õpetamise and või rääkimise and, kes on selles väga head. See on nagu tore, et sellest õppida. Aga me ei õpi sellest, et William Graham on kuidagi jube vägev mees, vaid me õpime sellest, et Jumal on vägev. Ja see ongi see ohukoht ka, miks ma arvan, William Graham ja Franklin Graham ja Billy Graham, kui ta oli veel elus, samamoodi õpivad tegelikult iga päev Jumalalt, et kuidas kogu selle melu keskel hoida seda alandlikkust. Piiblipäevadel on tegelikult samamoodi, et kui sa oled seal ikkagist, ma ei tea, palju teid tuleb, 600-700 000 inimest ja need tulevad kokku ja sa oled seal lava ees ja räägid ja sa näed, et inimesed saavad puudutatud, sa küll tead võib-olla hinges seda, et see, kes neid puudutab, on Jumal. Aga oi, see on nii mõnus tunne, kus sa saad aru, et see, mida sina räägid, läheb inimestele kuidagi korda ja me hiljuti kuulasin ühte jutlust ja siis me arutasime ühe teise pastoriga mõned nädalad tagasi sellist nagu pastori fenomeni. Et kui sa oled nagu see kõlab nagu veidralt, aga ma ei taha muidugi ühtegi nagu pastori kohta nagu halvasti öelda, aga meil inimestena on kerge tekkima nagu sõltuvus sellise nagu autoriteedi ja austuse järele. Et seda nimetatakse nagu selliseks ma ei tea, mis see teine sõna on nagu eesti keeles oleks, aga selline pastori nagu sündroom. Et teatavasti pastorid on teenijad ja karjased ja nad teinekord loobuvad igasugustest asjadest oma elus, ambitsioonidest ja rahast ja millest kõigest veel, kui sellest Ameerikas ei ole pastor, selleks, et teenida kogudusi ja aidata inimestel leida see elu mõte ja leida Jeesus.
ja kuigi see nii-öelda eesmärk on väga üllas, siis kui me ei hoia oma nagu südant nagu alandliku ja tasasena, siis lõpuks me ei tee seda sellepärast, et neid inimesi aidata ja see on meil see kutsumus, vaid selle jaoks, et see, kuidas pärast mind inimesed vaatavad, sest minul on see roll ja see staatus ja kohustus, et see on hästi sõltuvust tekitav. Kunagi ma ise olin ka ühe koguduse pastor Tallinnas või nagu mitte pastor, karjane. Ja seal oli ka, me olime selle ühe sellise nagu koguduse liikumise liikmed ja siis seal kogu aeg küsiti, et kuule, te olete nüüd meie liikmed, et pange nüüd siia kuskil tabelis kirja, kes teil on nagu pastor ja kes teil on siis see ja kes teil on nagu teine. Ütlesin, no meil ei ole nagu pastorit, et meil on üks, kes on nagu karjane ja siis meil on paar õpetajat ja siis meil on seal evangelist ja niimoodi, et meil ei ole keegi sellises, kes läheks nagu sinna kategooriasse, et üks on nüüd see nagu meie see tegevjuht. Ja see oli tegelikult nagu pidev võitlus, sellepärast, et kui sa lähed kuskile pastorite kokkusaamisele, siis teatavasti kõik on nagu hästi ägedad inimesed, hästi pühad. Aga need näited on lihtsalt selleks, et see alandlikkusega võitlemine ei ole selline, mis on nagu maailma kontekstis, et see on ka meie oma koguduse keskel. On vaja sellega tegeleda selleks, et mitte ainult enda fookus hoida Jumalal, vaid aidata ka üksteisel hoida fookus Jumalal, mitte üksteisel. Paulus ütleb kirjas Filemonile, et ärge tehke midagi erimeelsusest või auahnusest, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui iseennast. Et see ongi sellise kristliku elu tee ka, et mitte enda esile tõstmine, vaid teiste teenimine. Ja esimene Peetruse kiri tuletab ka meelde sellist asja, et Jumal paneb vastu ülbeile, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa käe alla, et tema teid ülendaks omal ajal. Et see on ka nagu lubadus, et see, et me oleme ise kuidagi hästi alandlikud ja paneme enda poolt kõik alla, et siis et meid ootab selline nagu väga raske ja vaevaline elu, vaid pigem vastupidi. Et kui me tahame, et keegi meid ülendaks, siis et need ei peaks olema teised inimesed, vaid et see võiks olla Jumal. Ja me tahaks veel natuke tulla tagasi selle koti juurde, mis Jumala käes on. Selle raske seljakoti, et ma ei tea, kas kellelgi on mingit nagu kogemust sellega, kuidas Jumal teilt sellise koorma nagu ära võtab, kui te tulete Jumala ette tema raske vaevaga või mida see nagu tähendab või kuidas see nagu välja näeb või kuidas see väljendub, et me saame nagu oma murede ja koormatega Jumala ette tulla. Juhtus nii, et mul oli poeg umbes 2-aastane ja mees oli öösel tööl ja pojal oli kõige palalik ja kõrituuse ja oli olemas olukord, et tuleb minna haiglasse temaga, sest kõrituuse ei lähe niisama üle alati, aga mul oli ka suurem laps kodus, 4-aastane, kus ma siis tema poole läksin. Ja ma istusin see kõuksu laps kätte peal ja valetasin. Ja siis Jumal ütles, et ära muretse, teda hoiavad tugevamad käed kui sinu omad. Super. Ei pidanud haiglasse. Aga tegelikult me peaksime kogu aeg ette oma mure, eks ju, Jumala peale, et meil ei oleks seda seljakotti üldse seljas. Me peaksime kogu aeg Jumalale ära andma kõik oma probleemid, oma mured. Ja uskuma ja rahu südamesse tuleb siis, et ta lahendab. Siis meil ei ole seda seljakotti. Jah, peaks. Kes veel suudab seda teha kogu aeg? Üks enda kätt ei tõsta. Kuidas? Iga päev peaks tegema ja kohe kui mure tuleb, et Piibel on ju nii palju ütleb, et ärge muretsege. Aga just ma mõtlen, et mida see nagu praktiliselt nagu tähendab, kuidas seda teha? Ongi palvetad, et kallis isake, et ma annan selle
võttis konkreetselt selle asja sulle üle ja ei võta seda enam kunagi üles Jeesuse Kristuse nimel. jah. see on praktika, see on eluline praktika. minu kogemus kogu aeg olnud aastaid. muidu ei jää ellu. muidu tuleb see koorem nii suur, et sa oled seal Maolisele mäe all ja olete näinud. kui diskussiooni natuke edasi viia, siis natukene keeruline on siis, kui sa oled mingite kohustustega seotud ja sa pead nende muredega tegelema. ei no aga kogu aeg annad ära, tead, et isa teeb kõik halvad asjad heaks, aga noh, seesama näide, et sa ütlesid, et ära võta uuesti üles, aga kui sul on kohustus, sinu tööülesannet see uuesti üles võtta. ei no aga siis ta ju, see mure muutub, et tähendab selles mõttes, et ta ei ole enam mure, sa oled selle Jumalale üle andnud, sa tead, et ta lahendab selle. aga sa tegeled loomulikult asjaga. aga sa ei ole enam mures, sa ei ole enam asenduses selle pärast, et niimoodi. aga siis on kergendus suur küll, kui see nii-öelda tõesti see olukord ära lahendab. aga see muidugi võib aega võtta ja ma olen pidevalt, mul on palju lapselapsi ja lapsi, ja siis on loomulikult muresid ka kogu aeg palju, et ma järjest, nüüd ma juba tänan Jumalat, et ma ei muretse, sest ma tean, et ta hoiab ja kaitseb kõiki mu kandjaid. et kui jälle tuleb mure, jälle annan ära. et see on pidev võitlus. sellega sarnaselt mul on ka üks lugu rääkida, et kui me siin piiblipäevad on teemaks, siis mõned aastakümned tagasi, siis kui ma ise korraldasin PP festivali, siis me ei meeskond ka väga palju ei teadnud midagi piiblipäevade korraldamisest ja ei olnud mingisuguseid väga palju kogemusi ja oskusi. ja siis kui me saime iganädalaselt kokku seal, meil oli tehtud niimoodi, et meil on 2 meeskonna koosolekut. Üks on palvekoosolek, kus me tuleme selleks, et palvetada, ja teine oli siis korralduskoosolek. et iga teisipäev ja neljapäev. ja juhtus niimoodi, et need neljapäevased palvekoosolekud olid väga head. Tulime, lugesime koos, palvetasime siis selle palvemeeskonnaga. Ja siis teisipäeval tulime kokku siis korraldusmeeskonnaga. Ja siis avasime, et me ei oska väga midagi korraldada. Palvetame. Ja siis me palvetasime lihtsalt 2 korda päevas, et kuna me ei oska teha. Ja mis juhtus, oli see, et alati pärast nii korralduskoosolekut kui palvekoosolekut oli kuidagi nagu kergem olla, et kuidagi tundsid, et kõik on nagu Jumala kätes, et me ei pea ise kuidagi nagu muretsema, kas seal tuleb piisavalt inimesi või kas need programmid saavad kokku või kas need kõik rääkijad jõuavad kohale. Meil oli välismaalt ja kust iganes ja siis meil olid veel selle nii-öelda päris korraldaja EKP Liiduga oli veel mingisuguseid tülisid ja asju, mida me pidime tegema salaja ja mida mitte tegema. Et me saaksime kõike teha, mida me tahtsime. Aga ühesõnaga kõik lahenes, aga mitte tänu sellele, et me kuidagi jube hästi oskasime seda organiseerida, vaid lihtsalt ma andsime kõik Jumalale üle. Aga ma toon ühe sellise väikse nüansi veel, mis võib olla selline, mis võib-olla lisab sellele nagu praktilisele poolele. Et üks asi on et seda igapäevaselt ei lasegi seda nii kotti väga raskeks nagu teha, et annad kogu aeg ära, kui midagi on. Aga üks siuke väike nüanss minu meelest, mis on siin Matteuse evangeeliumi kirjas, kus ta ütleb, nagu ma enne lugesin, tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamise. Ja siis ta ütleb siin edasi, võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamliku talane. Ja mida see nagu tähendab, et võtke minu peale ike? Et mul on selline hästi hea viibel siin, kus on all on selline väike tärn toodud. Ja siin on räägitud, et väljend iket enese peale võtma tähendab kellegi õpetust omaks võtma. Et see ei tähenda seda, nagu see ei ole kuidagi nagu ainult selline piltlik asi, et no ma enamik meist ei siis, mina ei saagi aru, mida see ikke nagu enda peale nagu võtmine tähendab, aga et kellegi õpetust omaks võtma. Et see ongi see, et kui me teame, et see tarkus või need mõtted või ideed või see julgustus tuleb mitte kuskilt, ma ei tea, TikTokist või kellegi teiselt inimeselt, kes lihtsalt elab kaasa või julgustab, vaid me proovime elada nii, nagu Jeesus elas ja proovime neid õpetusi võtta enda elu selliseks juhiseks ja allikaks ja põhimõteteks. Et siis on see, et meil on tegelikult kerge elada. Et üks asi on see, et me ilmselt elamegi paremini, kui me suudame Jeesuse juhiste järgi elada.
aga teine osa ongi just see enda nagu mõttes ja see, kui me tunneme, et meie suhe Jumalaga nagu elav ja terav, et siis see koorem ei tundugi või ilmselt ta ei olegi raske. Et see asi, mida just õppida, et kuidas Jeesuse õpetusi omaks võtta ja proovida nende järgi elada, on ilmselt see alus, kuidas mitte selle kotiga ringi käia, vaid vaadata, et see oleks Jumala käes. Võin korra see vahele segada. Sega. Et piibli sõna seletusest on, et ikke äravõtmine või katki murdmine tähendas orjusest ja rõhumisest vabastamist. Ehk siis see on nagu vastupidi siis. Võtke ära minu ikke, ehk siis võtke ära see koorem, vabasta mind koormast. See ongi, sest ikke on see puu, mis orjadele või see, kui nad seda veomuust seal vedasid. Kui sa võtad selle ikke ära, siis sa vabaned sellest koormast ja rõhus, survest. Siis sa saad vabaks nagu nii-öelda. Mitte, et ära kanna sina minu iket, ära kanna sina minu koormat, vaid võtke ära, et sa saad vabaks. Mina olen seda kirja kohta endale nagu lahti seletanud niimoodi, et meie ikke on hea ja meie koorem on kerge sellepärast, et me teame seda koos Jeesusega armastusega. Et tegelikult tema veab meid koos. Ja Jeesus tuli ju inimesi teenima, eks ju. Et meie ka, aga et me ei saa seda omast jõust, me ei suuda. Aga Jeesus võtab tegelikult kõik enda peale. Me peame lihtsalt usaldama. See ei tähenda loomulikult seda, et me ei peaks füüsiliselt midagi tegema, et ainult valdetame, eks ju. Aga mis selle koorma teebki ju raskeks on, ma ütleks, et ongi tihtipeale selline nagu kas lootusetus või nagu teadmatus, et sul on mingi mure, mingi olukorra ees, näiteks on laps ja haige sa me ei tea, mis juhtub. Me ei tea, kuidas oleks kõige targem käituda. Kas meie teevad olukorra hullemaks või teevad nad paremaks, et kas see aitab või ei aita, kas me jõuame õigel ajal haiglasse, kas meil keegi tuleb või mitte sinna appi. Et see teadmatus ja see lootusetus on see, mis on kõige hullem, aga kui me elame selliselt, et me teame, et Jumalal on Jumal katab meie seljatagust ja Jumala käes on meie see kogu see koorem, siis siis ilmselt ongi kergem elada. Just see teadmine ja see lootus ja julgustus, et me mäletame neid lubadusi, mis Jeesus on meile andnud läbi oma sõna, et ta meie eest hoolitseb ja me ei pea millegi pärast muretsema. Nagu linnukesed, kes lendavad taeval, Jumal ise toidab neid. Ja lilled, kes elavad aasal, et Jumal ise riietab neid ja need on kõige ilusamad asjad. See on ka piiblist, igaks juhuks ma ütlen ära, et ma ei mõtle luuletusi veel. Et mulle väga praktiliselt avanes linnukesed oksalt laulavad, eks Jumala. Et ülistus, mida igal pool kristlased, eks ju, teevad. Et ülistus ei ole ju ainult see nädala lõpus siis pühapäeval siin, et ansambel esineb ja niimoodi. Ülistus on tegelikult meie isiklik suhe oma isaga, lapse suhe isaga, et kõik mured ja vaevad anname ära ja täname isad kõige eest, ka murede eest, mitte murede eest, aga probleemide eest, mured me anname ära, eks ju. Teame, et isa aitab ja ülistusega ongi niimoodi, et meie füüsiline keha hingaks. On vaja kops, eks ju. Et meil on vaja hingata selleks, et elada. Aga ülistus on nagu vaimne hingamine Jeesuses. Et kui me ülistame, kui me räägime Jumalaga läbi, et me armastame teda, täname, et ta meid armastab, et siis proovige jäledele ise niimoodi omal nahal, et kui teil on mure ja lähete isa ette, aga hakkate isaga rääkima ja räägite isale ka, et te armastate teda ja nii edasi, et siis iseenesest suu läheb kõrvuni pähe, et tuleb rõõm. Et me nagu hingame ülistuse kaudu Jeesuses, Kristuses, Jumalas. Et tegelikult on ju piiblis öeldud, et hingamise veele sa saadad meid, eks ju. On piiblis öeldud. On öeldud, et Jumal tegi inimese ja puhus oma eluõhu, eks ju, puhus inimese sisse, et me
kui me ülistame, siis me hingame tegelikult Jeesuses Kristuses ja siis tuleb ka rõõm ja siis ei ole seda koormat, midagi, et kuigi probleeme on hästi palju, sest kui on selge see, et sinu nime pärast tapetakse meid iga päev, ütleb, noh, et Jeesuse nime pärast tapetakse meid iga päev. Aga et siis me tuleme sellest läbi, sest me ei ole üksi, me oleme koos Jeesusega. Just. Et ülistus on ääretult oluline, tähendab see Jumalaga rääkimine, see koormata ära andmine. Et muidu me ei jää ellu. No, just. Ja et see, et ülistuses on just see palju vorm, et laulmine on just üks viis ja koos siin häälestada niimoodi. Aga see ei tähenda seda, et kes ei oska laulda või kellel ei ole häält või kes ei saagi võib-olla rääkida. Või kellel ei meeldi laulda. Või kellel ei meeldi, et ülistamine on Jumalaga rääkimine ka võib-olla mõttes, kui sa ei saa sõnades välja öelda, et oled võib-olla nii haige ja nii edasi. Ma räägin ühe loo veel seal lõpetuseks, selliseks julgustuseks. Et see oligi seotud piiblipäevadega, et kuna see nüüd on teema hästi palju, siis mul kõik näited tulevad sealt, aga ühel sellel palvekoosolekul, mis meil siis oli enne seda, meil oli tavapärane selline palvekoosolek, me olime seal, meie ülistusjuht oli seal kohal, meie palvetiimi juht ja kogu meeskond. Ja me olime siis Tallinnas seal ühe korteris ja hakkasime palvetama ja võib-olla olete tähele pannud ka, et tihtipeale kui hakkate nii-öelda koos palvetama, siis kõigepealt käivituvad sellised nagu mootorid, nii et kes hakkavad seal vaikselt keeles palvetama ja siis siuke nagu foon läheb lahti, nagu tõeline siuke nagu nelipühi palvekoosolek. Ja see oli tavapärane ja mina ise palvetasin kõva häälega ja siis ühel hetkel, kui minu palve just lõppes ära või jäi ta pooleli, ma seda täpselt ei mäleta, oli meil selline tunne, kuidas mul endal olid silmad kinni, aga mul oli selline tunne, et rõduuks, mille kõrval ma seisin, oli lahti läinud ja sealt tuli selline nagu tuuleiil. Ja meie ülistusjuht, Madis oli tema nimi, tema muidu palvetas ka niimoodi vaikselt keeltes, aga siis, kui see tuuleiil tuli, hakkas ta järsku palvetama niimoodi nagu kõvasti, selges keeles, küll keeltes, aga selgelt, et see ei olnud selline omaette lihtsalt palvetamine. Ja kõik teised, kes keeltes palvetasid, niimoodi jäid vait ja kõik teised jäid vait, ta lihtsalt palvetas niimoodi selges keeles, niimoodi, et kõikidel ihukarvad tõusid püsti. Ja ta palvetas ära ja siis meie ülistusjuht tollel ajal siis ütles, et ta sai täpselt aru, mida ta palvetas. Ja ta muidugi lisas sinna juurde, et lõpus oli seal viimased paar lauset, mida ma aru ei saanud. Ja siis see ülistusjuht pidi tõdema, et jah, ma tean, kui ma palvetasin, siis ma olin ise ka juba hakkasin nii narveerima, et lõpus ma hakkasin nagu kompenseerima oma keelega, et see kuidagi edasi kestaks. Aga et see esimene osa ja ta ütles, et seda on peaaegu võimatu tõlkida, aga sa lihtsalt kirjeldasid, kes on Jumal. Et see oli lihtsalt nii ilusate sõnadega Jumala kirjeldamine, et ta on suur ja vägev ja siis mingisugused illustreerivad asjad, mul täpselt ei ole see kõik nagu meeles. Aga see oli nagu vägev tunne, et see ülistamine, kui sellesse nagu otseses tõlkes, ülistamine ei ole ainult kristlikus kontekstis. Aga see ongi see, et me teadvustame ja tunnistame, et Jumal on vägev ja ta on nagu suur ja auline ja kuningate kuningas ja kõikide sõnadega, mis on piiblis ja igal pool kirjeldatud. Ja ülistus ei olegi teinekord muud, kui me lihtsalt teadvustame, et Jumal, jah, sina oled kõige vägevam ja kogu minu füüsika elu on sinu kätes. Et jah, ülistame Jumalat, tuletame meelde, kes tema on meie jaoks ja meie eest. Ja palvetamegi ka ühiselt Eesti keeles. Ja isa, aitäh sulle selle eest, et on saanud ka mõndast oma mõtteid jagada, mis sa oled lasknud mul mõlgutada. Ma palun, Jeesus, et sa hoiaksid neid alandlikena ja
tuletaksid meile meelde iga päev, et sina oled vägev. Ja sina tahad läbi meie teha ka vägevaid tegusid, aga sina tahad teha vägevaid tegusid. Jeesus, ma palun, et kõik, mida me teeme sinu nimel, et suunaksid inimeste silmad ja südamed ja tähelepanu sinu peale, mitte meie peale. Ja ma palun, et meil oleks seda julgust ja oskust oma muremõtted ja koormad ja kõik, mis meie elus toimub, anda üle sinule. Otsida esmalt sinu riiki, sinu tarkusi, sinu õpetusi ja oskusi käia nende järele. Ja sina hoolitsed kõikide muude asjade eest. Ja aita, et see lootus ja julgustus ja kinnitus, mida sa oled meile andnud, et see on see, mis meid kannaks ja annaks meile rahu. Et me ei pea olema keskendunud nende asjadele, mis on meie nina all, vaid meil oleks silmi ja kõrvu näha, mis toimub meie ümber, kelle sa oled saatnud meie teele, kes vajavad sinu abi või meie abi, mõnda julgustavat sõna või materiaalset abi või lihtsalt seltskonda või tähelepanu. Aita, et meie südamed oleksid avatud selleks ja et me ei oleks kuidagi maha tõmmatud nende koormate ja muude asjadega, millega vaenlane tahab meid koormata ja maha tõmmata. Tänu, Jeesus, selle sinu lubaduste eest ja nende vägevate asjade eest, mida sina teed meie elus täna ja homme. Jeesus, aamen. Aitäh!